Tere päevast, alustame valitsuse pressikonverentsiga ja kõigepealt sõna täna peaministri ülesannetes olevale haridus- ja teadusministrile. Palun. Jah, tere päevast. Valitsuses oli täna 16 punkti, mis heaks kiideti. Kõigepealt välislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu Islandi osalemisest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustuste perioodil ja riigid, Euroopa Liit, selle liikmesriigid ja Island on kokku leppinud, et täidavad neid kohustusi koos. Edasi otsustas valitsus toetada Riigikogu põhiseaduskomisjoni eelnõu, mis siis puudutab valimisseaduse muutmist, mis puudutab hiljuti heaks kiidetud põhiseaduse muudatust 16-aastaste valimisõiguse kohta. Valitsus muutis haiguste loetelu, mille puhul ravimid on 100% soodustusega. See puudutab allergiaravimit EpiPeni. See lisati, edaspidi on võimalik seda ravimit ka kodus manustada. Ülevaate sai valitsus eelmise aasta Eesti ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaanist ja plaanist ka tulevasteks aastateks, siis 2020. aastani. Ja sellest räägib meil ettevõtlusminister Urve Palo hiljem pikemalt. Samuti kehtestas valitsus järgmiseks aastaks riigi tagatud õppelaenu maksimaalmäära. See jääb endiseks. Põhjusi on siin mitu. Kõigepealt ei ole elukallidus kasvanud ja nõudlus selle laenu vastu on väike. Iseenesest ta nõuab ikkagi korralikku sissetulekut, et seda koormust võtta. Aga vajadus tema järele on vähenenud. Alla 10% tudengitest õppelaenu võtab ja põhjused on siis siin ka haridusreformis, tasuta kõrghariduses ja vajaduspõhises õppetoetuses, miks teda nii enam ei taheta nii palju. Aga ilmselt hoiakutes. Veel otsustas valitsus teha muudatused noortekeskuste teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamise kavas. See kava puudutab eelmist Euroopa Liidu rahastamisperioodi, mis siis lõplikult lõpeb tänavu. Üks projekt jäetakse tegemata ja 2 projekti Narvas ja Märjamaal saavad raha juurde. Narvas osati teha see kallimalt, Märjamaal ei saadud alguses täissummat, nii et raha kulub ära. Veel otsustas valitsus anda omavalitsustele maad nende ülesannete täitmiseks Tabasalus ja Harkus. See puudutab taristut mõlemal juhul. Ja anda üle veel riigivara, konkreetselt teemaad Keskkonnaministeeriumi ja Siseministeeriumi haldusalast majandusministeeriumile. Veel eraldas valitsus haridusministeeriumile reservfondist kahju hüvitamiseks 438 785 eurot. See on ühe omandireformi käigus 1997. aastal tagastamata jätta otsustatud maaga, kus siis omanik sai õiguse see maa otsustati jätta Tehnikaülikoolile. Omanik ei leppinud mitte tagastamise otsusega.
Veel otsustas valitsus vabastada kodakondsusest 68 inimest, nendest 54 on asunud elama Venemaale, 4 Soome, 2 Rootsi, 3 Saksamaale, 1 Hollandisse, 4 elavad edasi Eestis ja on Vene Föderatsiooni kodanikud. Veel kiitis valitsus heaks Euroopa naabruspoliitika rahastamisperioodi piiriülese koostööprogrammi. Eesti-Vene piirist on jutt ja seda räägib meil hiljem siis riigihaldusminister Arto Aas. Veel kiitis valitsus heaks paar diplomaatilise passiomanikelt viisa mittenõudmist. See riigid, mida see puudutab, on Usbekistan ja Kirgiisia. Samuti kiitis valitsus heaks seisukohad konsultatsioonidokumendi teel uue naabruspoliitika poole kohta. Ja lõpuks kiitis heaks ka Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta. Komisjon saatis, Euroopa Komisjon Eestile 30. aprillil arvamuse, milles heidetakse, et sisulist rikkumist Siseministeeriumi haldusalas ja see seisneb siis selles, et Eesti ei ole täitnud kohustust luua ühtset kontaktpunkti liikmesriikide välja antud passide ja reisidokumentide sertifikaatide, kolmandate riikide kodanike elamislubade sertifikaatide vahetamiseks. Eesti loob selle kontaktpunkti hiljemalt tuleval aastal. Et natukene hiljem kui pidi. Aga edasi annan sõna siis teistele. Aitäh. Ja ettevõtlusminister, palun. Aitäh, tere päevast. Nagu Jürgen Ligi ütles, et tõepoolest täna valitsus kiitis heaks Eesti ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaani selleks aastaks 2015 ja siis ka eelmise aasta aruande. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia, see on siis dokument, mis hõlmab perioodi 2014 kuni 2020. Ja selle dokumendi näol on, see on juba varasemalt vastu võetud iseenesest ja selle näol on tegemist siis kogu Eesti majanduse keskse strateegiaga 5 aastaks ja milles pöörame tähelepanu põhiliselt 3 suuremale väljakutsele. Nendeks on siis ikka selleks, et Eesti jõukust kasvatada, aga nendeks on siis tootlikkuse tõstmine, ettevõtlikkuse ergutamine ja innovatsioonile julgustamine. Eesmärgid on üsna ambitsioonikad. Aastaks 2020 tahaksime, et lisandväärtus või siis tootlikkus oleks 1 töötaja kohta Euroopa Liidu 80% Euroopa Liidu keskmisest. Täna on see 73%. Ja Eesti osakaal maailma kaubanduses oleks 0,11%, täna on see 0,09%. See tundub küll nagu väga väike vahe, aga tegelikkuses on nii, et täna kaupade ja teenuste eksport Eestis moodustab umbes 17,5 miljardit eurot aastas ja kui me tahame seda osakaalu siis kasvatada 0,11%-le kogu maailma kaubanduses, siis see tähendab tegelikult praktiliselt 2-kordset ekspordi kasvu, nii et aastaks 2020 peaks olema siis 30 miljardit eurot. See on üsna ambitsioonikas eesmärk tõesti. Ja lisaks me tahame, et kasvatada Eestis Balti ja Põhjamaade ning loode Venemaa startup keskuseks ning kujundada Eestist sobiv riik siis suurkorporatsioonide arenduskeskusteks, Euroopa suurkorporatsioonide arenduskeskusteks. Et teadagi Eestis meil tööjõudu on napivõitu, see on põhiline majandusarengut takistav tegur täna, mida ettevõtjad välja toovad, on just tööjõu nappus ja seetõttu ka kasvustrateegia näeb ette, et me teeme vähemate inimestega suurema lisandväärtusega tööd. Et siis jõukust Eestis kasvatada, et meie eesmärk ei olegi madalapalgalised ja palju töökohti, vaid kallimapalgalised ja rohkem lisandväärtust loovad. Arengukava eesmärkide täitmisesse iseenesest panustavad väga paljud ministeeriumid, et see ei ole kindlasti ainult ühe
ministri või ministeeriumi töö ja ei saagi olla, sest et selleks, et majandust kasvatada, on vaja alates sellest, et sotsiaalpoliitika oleks korras, et lapsi sünniks, et nad oleks haritud, nad oleks terved ja siinsamas minu vasakul käel kaugemal istub näiteks tänane riigihaldusminister, kellel on mitmeid programme ja tegevusi majanduse arengu toetamiseks, sealhulgas siis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm, kuhu läheb sellel perioodil 158 miljonit eurot. Linnapiirkondade jätkusuutlikkuse arenguprogramm, sinna läheb 95 miljonit või siis kultuuriministri tegevusalas on loomemajanduse programm oma 20 miljoniga ja nii edasi, nii et see on väga laiapõhjaline dokument ja väga paljud ministeeriumid on sellega seotud. Olgu ka öeldud, et ettevõtlust toetab riik põhiliselt küll läbi siis struktuurifondide vahendite, sellel perioodil üle 600 miljoni euro ka, 620 miljonit ja põhilised rakendusasutused on siis EAS ja KredEx. Ja üks suurema muutus või selline meede, mida me EAS-is praegu välja töötame, on selline, et me tõesti soovime aidata ettevõtetel liikuda väärtusahelas ülespoole. Et siis nad teeksid toodaksid kallimaid tooteid või pakuksid kallimaid teenuseid. Ja selleks me töötame praegu välja, pilootprojektid on juba käivitunud, nii-öelda ettevõtjate rätsepmeetme. See tähendab seda, et kui ettevõtja tuleb, kui vanasti oli rohkem masinate seadmete toetusmeetmed ja sai lihtsalt taodelda toetust, siis nüüd enne kui saab konkreetse toetuse, peab ettevõtte tulema ja läbi tegema sellise diagnostika EAS-i toel, kus vaadatakse kõigepealt üle äriplaan, kui seda ei ole, siis aidatakse koostada, seejärel toetatakse siis toote arendust ja uuendust ja kui see pool on innovatsiooni, kui see pool on läbitud, siis on alles võimalik ka saada toetust masinatele, seadmetele, turundusele, kontaktide toetamine, et leida eksportpartnereid ja nii edasi, nii et see on selline palju keerulisem, kui lihtsalt teha üks meede, et masinate seadmete soetamiseks, palju komplekssem, aga me loodame sellest suuremat nagu tulu lõpuks ettevõtetele ja Eesti majandusele sünniks. Sellele on ette nähtud sellel perioodil 75 miljonit eurot. Ja sealhulgas me tahame just tõsta meie ettevõtete juhtimisvõimekust, sest et ma olen seda varem öelnud, et meie ettevõtete tootlikkus, see, kui kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid tehakse, on väga palju kinni just meie juhtide kahe kõrva vahel, sest et juht on lõpuks see, kes otsustab, mida ja kuidas selles ettevõttes tehakse. Endiselt on oluline Eesti inimeste ettevõtlikkusele üleüldse ergutamine. Meil peab olema rohkem uuenduslikke, edukaid firmasid, kes suudavad eksportida ja pakuvad tööd 10 ja enamale inimesele. Ja sellele mõeldes julgustame siis ettevõtetes teadus- ja arendustegevusega tegelemist, selleks on erinevaid meetmeid. Anname starditoetust, toetame ettevõtete tehnoloogia arenduskeskusi ja klastreid, kus ettevõtted on omavahel koondunud ja siis saavad nii-öelda oma oskusi, kogemusi ka vahendada. Kasvustrateegia tegevussuunad võtavad siis konkreetse eesmärgi ja kuju siis rakendusplaanis. Ja see rakendusplaan koostatakse igaks aastaks eraldi. Selles rakendusplaanis tuuakse ära tegevused, kavandatud mahud, väljundid esimeseks aastaks ja siis veel ka järgmise 3 aasta finantsprognoos. Põhilised rakendajad on Eestis siis EAS ja KredEx, kuid rakendusplaanis on ka mitmed ministeeriumide tegevusi, mida nad ise teevad, mis ei ole seotud EAS-i või KredExiga. Nüüd 2014. aastal oli selline meetmeid ettevalmistav periood, kus siis konkreetseid tegevusi ei tehtud, sellepärast seda ka ei olnud võimalik kinnitada. Ja üks põhjusi selleks oli ka see, et alles eelmise aasta lõpus, 10. detsembril 2014, siis kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava.
ja seetõttu ka ei olnud võimalik neid meetmeid varem välja töötada, nii et sellel aastal 2015 on mõeldud siis põhiliselt meetmete väljatöötamiseks, et paljud nendest avanevad juba selle aasta sügisel, et järgmisest aastast 2016 me saame rääkida kui täis aastast, kus ettevõtetel on võimalik neid toetusi saada ja nii-öelda riigi tuge otseselt rohkem loota. Lühidalt selle aasta tegevustest summaliselt on need 88 miljonit eurot. See on ka väike osa kogu sellest paketist, kui ma ütlesin, et kokku on ettevõtlusmeetmeid üle 600 miljoni, siis on veel paarisaja miljoni kandis riigihaldusministri meetmeid ja nii edasi, siis see 88 miljonit on üsna väike summa just seetõttu, et me meetmeid alles töötame välja, meil pilootprojektid käivad, aga siiski üht-teist tasub mainida. Et lisaks rätseplahendusele, mida välja praegu töötame, avame Startup Estonia 2.0 programmi, siis rakendub uus ettevõtlusteadlikkuse programm, mis hõlmab EAS-i koolitusi, teavitustegevust, eksporditoetustegevusi nagu kontaktide vahetus, messikülastused, neid on päris palju, mida siis EAS koos ettevõtjatega teeb. Samuti maakondlike arenduskeskuste pakutavad teenused, need on igati töötavad. Rakendub uus innovatsiooni ja arendusosak, see on hästi huvitav meede iseenesest, et tähendab seda, kui näiteks on mingil riikas ettevõttel või õigemini innovatsiooni arendusosak on see, kui ettevõttel on plaan teha mingit uuendust, tootearendust, siis ta saab sellise osaku riigilt, EAS-ilt ja saab sellega siis koostöös teadusarendus ülikool, näiteks asutuse või ülikooliga teha siis koostööd selle osaku väärtuses. Sest et Eestis on see probleem, et väga vähe tehakse koostööd just ettevõtjad ja ülikoolid omavahel, et me tahame rohkem koostööle ärgitada, et ka ülikoolide tegevusest tuleks rohkem praktilist kasu meie ettevõtjatele. Ja mis juba on tehtud siin mõned nädalad tagasi või aegleb kiiresti 6 aega tagasi, valitsus andis ettevõtlusministrile volituse investeerida Balti innovatsioonifondi lisaks 6 miljonit eurot ja Eesti varajase fondi loomisesse 60 miljonit eurot, et need rahalised sissemaksed tehakse. Ja juba on hakatud väljastama ka starditoetusi, Eesti osaleb Expol, toimub tehnoloogia arenduskeskuste, klastrite rahastamine, nii et sellised tegevused. Aitäh! Ja nüüd sõna uuesti haridus-teadusministrile. Jah, haridus-teadusministrina tahaks jätta mainimata haridus-teadusministeeriumi mitte nii väljakutsuvat, aga siiski väga kandvat rolli majanduse struktuuri parandamisel. Meil on tegevus selles suunas muidugi väga lai, aga viimase otsusena kiitsin heaks kõrgkoolide erialade nimestiku, kus saadakse stippi selle eest, et valmistatakse ette siis spetsialiste nutika spetsialiseerumise valdkondadesse. Ja kindlasti ei ole see asi ainult juhtides, vaid ka spetsialistides üldiselt, kellest siis sõltub meie majanduse targemaks muutmine. Aitäh! Ja nüüd sõna palun riigihalduse ministrile. Aitäh! Tere päevast ka minu poolt. Täna valitsus kiitis heaks Eesti-Vene piiriülese programmi kuni aastani 2020, mille eesmärk on edendada piiriülest koostööd regionaalsel tasandil. Sellel on 4 peamist prioriteeti: ettevõtluse arendamine, piirihalduse arendamine, keskkonnakaitse ja kohaliku haldusvõimekuse tõstmine. Ka eelmisel perioodil, rahastamisperioodil oli Euroopa Liidul selline programm naabruspoliitika raames, siis tehti seda Eesti, Läti ja Venemaa koostöös mahus lausa 74 miljonit eurot, nüüd on maht küll poole väiksem, 33 miljonit eurot orienteeruvalt, milles siis Eesti riigi osa on 8,4 miljonit. Ja mida siis selle
programmi raames järgmiste aastate jooksul tegema hakatakse, on kokku lepitud juba 5 sellist suuremahulisemat projekti, milleks on Narva ja Ivangorodi promenaadi ja kindluste rekonstrueerimine, Peipsi järve piirkonna arendamise projekt, mis tähendab siis nii väikesadamaid kui ka reovee puhastusseadmeid Pihkva oblastis. Rekonstrueeritakse Saatse Grupa teelõik ja mis kindlasti hästi oluline, et Koidula ja Luhamaa piiripunktide kaasajastamine on samuti selle projekti raames eesmärgiks seatud. Ja see varasemast perioodist meil on siin erinevaid positiivseid näiteid, et mida selliste programmidega teha saab regionaalsel tasandil. Näiteks praegu lõpetatakse Narva ja Ivangorodi piiripunkte, suurendatakse läbilaskevõimet, arendati teid Värska-Petseri piirkonnas ja alustati juba Narva ja Ivangorodi kindluste kompleksi rekonstrueerimist ja puhastusseadmete uuendamist, et Peipsi järv on meil ühine ja keskkonnaprobleemid seal on ka meil ühised. Nii et sellise programmi valitsus täna heaks kiitis, loodame sellisele mõistlikule rohujuure tasandil koostööle oma naabruspiirkondades, eelkõige siis Leningradi ja Pihkva oblastis. Et ükskõik kui tumedad on need ja keerulised on need suhted riikide tipptasemel, siis sellist mõistlikku regionaalset koostööd ei tasu ära lõpetada. Seda enam, et need vahendid, mis siia kulutatakse, on ka meie enda inimeste nii majanduslikult kui kultuuriliselt hästi olulised, et Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis siis eelkõige. Et selline programm siis järgnevateks aastateks, tööd hakkavad kõige varem 2017, et praegu on meil 1 aasta ettevalmistuseks. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole. Aga siis lõpetame pressikonverentsi, aitäh!